Tere kõigile! Mina olen Jüri. Mina olen Inga. Ja Rimi on esitanud meile ühe magusa, maitsva väljakutse, kus me siis peame nendest asjadest siin kokku panema ühe toreda tänavatoidu ampsu. Ja ka teil on kusjuures võimalik enda kodudes võita üks korralik tänavatoidu kit. Ja seal on siis sees tooted Santa Marialt, Leiburilt ja ka Rimilt. Aga et teada saada, mis te selleks tegema peate, vaadake video lõpuni, siis seal on kogu info olemas. Nüüd me tõmbame loosi ja see, kes tõmbab pikema spargli, saab valida, mis algaine materjali ta endale valib. Ja meil on siin siis kas saialine või tortillaline. Nii, Jüri, kes mina saan tõmmata? Sina võtta esimesena, jah. No ma valin ikka selle poisi. No võtta. No nii, sina said pikema. Ja ongi, tuleb ennast usaldada. Ma valin hoopis selle teema. Yes, väga hea. Lukus, enam ei saa muuta. Davai. Sest et minu salasoov oli saada ikkagi ka see saialine. No võt, siis on lahendatud. Ma lähen siia saialise poole, siis vaatame pooled. Teate, mis mina teen? Mina mõtlesin, et mina teen sellise mõnusa hommikusöögi hotdogi, kuhu ma siis tahaksin kindlasti panna muna. Muna läheb sinna, ma mõtlesin, et ma kindlasti tahan sinna panna siis peekonit. Kas on vale asi, sa võtsid juustu välja praegu? Juust läheb ka. Peekonit. Ja siis ma panen sinna ka vorstitükikesi, ma arvan, et ikka oleks korralikult mida ammustada. Ja no siia on ikkagi natukene tervislikumad ka, kindlasti sibulat ma tahaks sinna panna, küüslauku ma tahaks sinna panna. Traditsiooniliselt küll mitte, aga ju alati võib ju panna ka jalapeenosid. Miks mitte? Natuke vürtsi. Vot seda ma poleks mitte kunagi valinud. Ise. Ja ka mitte, aga kuidagi... Nii, no ma mõtlen niimoodi, et tegelikult miks ma valisin siis selle, sest et mina Jüri kõrval olen kindlasti halvem kokk, ütleme niimoodi. Ära nüüd niimoodi. Nii. Mõtlesingi selle peale, vaatasin seda letti ja ma sain aru, et ma saan kanaga hakkama. Muud asjadega ma ei ole nii kindel. Ja sellepärast ma mõtlesin kiiresti, tegin arvutused ja sain aru, et mina siis võtan need tortillad, ma võtan kana, ma panen sinna, tükeldan selle kana. Tead, võib-olla ma natukene panen ka seda. Oota, aga see on natuke spice. Võtad natukene, okei. Nii. Kindlasti ma panen kurki ma panen. Kindlasti ma panen, kust ma kogun enda inspiratsiooni? Advokaado. Ma panen sinna kindlasti advokaado, tõesti. Vot ma ei ole kindel. Sa ehitad seda ka sisse või? Vot vaatame. Maitseaineid. No jah, ilmselt peaks, ma peaks siinkohal Jüri sõna ja ideid kuulama. Aga äkki ma hoopis juhin sind valele teele. Ei, ma ei usu. Oi, ja kindlasti paneb sinna ka rohelist. Jaa, rohelised ka. Roheline sibul minu ikkagi selle hommikusöögi peale. No aga enam-vähem vist juba on pilt selge, mis me teeme siin. Mina teen hommikusöögi ampsukese ja sina teed siis lõunasöögi ampsukese lõunamaist teemad siia juurde. Jah, panen kohe juba kraanikausi juurde, sest mina teen niimoodi, et ma pesen tavaliselt kana, lasen vead läbi ja seda ma teen. Nii, mulle meeldib hästi pisikesed kuubikud teha. Nagu ikka hästi pisikesed. Seda praeb hästi kiirelt läbi? No seda ka, aga mulle nagu meeldib pisikesed kanatükid, mitte siuksed suured. Tead, mina vaata õige hommikusöök ikkagi peab olema koos peekoniga. Oota, ma ei oska isegi seda kasutada. Oskan ikka. Mul on lihtsalt nii närjakas. Mis ma edasi teen avokaado. Aga mina näiteks, ma natuke teen update'i, mina lähen praen nüüd ära sibula, peekoni ja siis seened ja küüslaugu. Mul on selline tunne, et ma praen need kõik koos ühel pannil, sest et miks mitte? Vaata nüüd trikki, see on pann, siin on õli pandud peale. Seda tunned, et see on kuul. Vau! Okei, ma juba näen, et 70... Okei. Mida? Et 70% läheb maha siit? Jaa. Kuule, mis arvad, et ma ei ole seda varem teinud? Võtan selle sama. Et huvitav, aga nagu mis saab siis, kui Jüri saab mingisugune väga palju parem valmis kui mina? Et siis kõik ootavad minu järgi. Ma lähen ära lihtsalt, selleks ju tegelikult. Mina võtan siit nüüd viinerid, vorstikesed. 69% on siin liha. Siis kui valikus on 120 000 panni, aga ma leian sellise, kus on ikkagi ruumi. 120 000. Ja ei ole väga mugav sellega pöörata viinerid.
see õli lõhnab väga huvitavalt. See on üldse sidruniõli või? Jaa, aga ta on nagu sihuke, mulle meeldib. Nagu kui ma veel kuskil eksperimenteeriks, siis oleks siin ja praegu. Vaatame. Kuidas sul läheb see Inga? Mina vahepeal otsustasin ümber, et mina kapsast ei kasuta. Mina kasutan hoopis paprikat. Paprika on sihuke vana hea, mulle meeldib see väga. Kuulge, aga minul hakkab varsti valmis saama ja rõõm on teile teada anda, et ma olen vist isegi suhteliselt rahul sellega. Inga, kui tohib laenata sinu seda Chipotli magusat kastet sealt? See ei ole minu, see on meie Chipotle, see ei pea isegi küsima. Kas ma ei küsi? Võtan sõnad tagasi. Jah, väga hea. Ikka panna. See on Santa Maria Chipotle Sweet Sauce Barbecue American Style 5 tärni. Nii, ja nüüd läheb kanapannile, jah? Jaa. We made it! Aplaus! We made it! We made it! Ma nüüd grillin need ära, ma panen need grilli peale, grillpann. Vaadake! Nii, paneme selle niimoodi. Tubli. Võib-olla. See on siis siin sibul ja seen ja küüslauk. See läheb, ma arvan, et sinna sisse. Oi, väga hästi lõhnab. Väga hästi lõhnab. Ma ei arvanud, et mul kõht nii tühi on. Aga võib-olla nüüd on. Ja siin on siis munapuder, mis ma tenin. Ta ongi täpselt siuke puder nagu. Munapuder. Maitsesin, peaks okei olema. Mis sa nendest arvad? Ma mõtlesin, et väga hea. Nice. Väga. Mulle meeldib, kuhu see asi areneb. Jaa, professionaalsuse suunas. Vaatame, kuidas seal sellel läheb. Põhimõtteliselt võiks teha seda trikki, vaatame, kuidas tuleb välja. Tuli! Okei, meeldib. Väike show, väike pull. No tegelikult, kui ma nüüd kallis vaataja ja Ingakene siin olen täitsa aus, siis minul on lõpufaas täitsa käes. Siin on minu saiakesed, bannid, mille ma siis ilusti avan ja hakkan neid siin kokku viimistlema. Mis ma siia panen? Ma panen, et oleks ekstra moist, ma panen vegan majoneesi. Ma panen siia mahedat sinepit ja ma panen chipotlit siia ka. Nii, ja mina panen siis siia nagu guacamolet ja vist ma teengi nagu tavaliselt niimoodi, et ma panen nagu kogu selle sisu niimoodi keskele ja siis selle saab niimoodi kokku rullida ja siis ta ongi siuke tore tortilla. Ma võtan samal ajal seda sama kastet. Või tegelikult ma teen hoopis niimoodi. Ma panen vaata niimoodi nagu siukse, et on natuke seda rohelist, on ju. Siis ma paneksingi punase sibula ja kana segu, kus oli ka seda taco maitsenat. Kas sa tahad teada, mis mina nüüd teen? No. Ma panin siia nüüd vinku vahele juustuga ja ma panen siia nüüd siis seda munaputru natukene. Siia munaputru ja siis siia peale natukene seda peekonit ja sibulasegu. Oi, see näeb nii hea välja, Jüri! Nagu pärast sellist kokkamist on nagu mul ikkagi jälle jõuan selle nüüd. Appi, aga miks ma tõesti nagu tihedam? Miks sa kodus ei tee? On jah. Et miks sa kodus nagu tihemini? Aga miks sa ei tee tihemini kodus süüa? Sest aega tegelikult ju... Tegelikult nagu praegu on, nagu, eks ju, sa oled, aega on. No ma räägin, see on kuidagi nagu, et ma ei ole nii väga olnud sellest nagu huvitatud. Aga ikkagi loomulikult mingi hetk see hoog tuleb peale ja siis sa teed. Kuule, aga mul tundub see asi nagu enam-vähem valmis või? Jaa, ma teen siukest professionaalset värki. Siin on meil lain ja teeme seda ka. Okei, siis kui nii nurgad käed. Ma ei tea, mis järjekorras see läheb, aga ma praegu tegin siukses järjekorras. Ja siis ma teen jälle seda sama, et ma panen siit kinni. Nii, Inga, kui sa küsid, mida ma täna valmistasin, kuna sa olid siin natukene, sul olid teised tegemised siin, siis võib-olla sa ei pannud tähele, aga minu siis tänane roog on selline hommikune hot dog hingele ja ka siis kõhule. Aga minu on see vastu selline tore tortilla, kus on siis loomulikult
noh, mõni juurvili ja kana sees ja selle nimi on kiire inks ja inks on X-iga. Näeb väga maitseb välja ja need retseptid kusjuures on täitsa olemas Rimi kodulehel ja ühe klikiga saate siis ostukorvi kõik need toiduained, mis siis meie laua peal olid ja mida me siin selle tegemisel ka kasutasime, nii et kõik on kodulehel, Rimi kodulehel olemas. Ja selleks, et võita endale see tänavatoidu kit ja proovida valmistada samu asju, mida meie Jüriga valmistasime, siis märgi ära kommentaarides sõbra nimi, kellega sa võiksid siis seda samamoodi koos valmistada ja võidki selle endale võita. Jüri, kuule, aga proovime neid nüüd ka või? Jaa, oi, mul läks juba mõte, ma juba unistasin sellest. Ma juba unistasin sellest. Nii, Jüri, oled valmis? Mulle tegelikult päriselt maitseb. Kui see kana siis välja tuli sul? Kastmed on võitjad, kana ka. Väga hea, kuulge, aga... Head isu. Head isu.